Jõuki, jõu. Jõuki, jõu, yes. Me ei olnud harjutanud seda, see kukkus niimoodi välja. Läks, nagu ta läks, aga pole hullu. Mõte on sama endiselt. Tere siis tulemast meie podcasti Plantkast, kus me siis arutame tänapäeva põllumajanduse põletavaid probleeme ja väljakutseid, milleks on siis muutuvad ilmastikutingimused ja olud ning keeruline turu olukord. Ja, see on see sõna. Mullateadus ning ka, mis seal salata, paberimajandus. Ja nagu ikka, Karel, süüta küünal. Süütame küünla. Nagu ikka. Endiselt, kes pilti ei näe, ikka endiselt veel teeme seda LED-lambiga, sest meil ei ole tikke, sest me oleme põllumehed ja tikud on nõrkadele. Aga nüüd on jah küünal läidetud ja me võime jätkata oma tõsiste teemadega ja põllumajandusteemadel. Jah, põllumajandusmaastikul. Täna võib olla isegi mitte nii väga otseselt agronoomiliste probleemidega, aga siin enne hooaja algust oleks paslik rääkida kitsaskohtadest, millega me ka tegelikult igapäevaselt oma töös kahjuks kokku puutume. Jah, nagu te näete, kevad juba surub peale selle oranži asja näol, et aga jah, siin kohal siis hakkame otsust minema ja esimene teema, millest me siis täna räägime või mida me siis puudutame, on mental health, eks ole. Ehk siis vaimne tervis, millest väga palju võib-olla rääkida ei taheta. Võib-olla mõnel ei ole ka põhjust väga sellest rääkida, sest kui ei ole probleemi, mis sa sellest ikka nagu räägid ja tähelepanu nii-öelda otsid, nagu öeldakse, et sa otsid lihtsalt tähelepanu, aga jah, mis seal salata? Põllumajanduses vaimse tervise probleemid, võib-olla probleem on halb sõna, aga ütleme nüüd, et vaimne tervis, et selles valdkonnas töötada, sa pead olema ikkagi paganama tugev ja sa pead oskama ennast välja lülitada ja ise endas ka näha nii-öelda ohumärke, sest tegu ei ole jah sellise klassikalise töövaldkonnaga ikkagi, kus sul on 8–5 töö ja puhkus suve kõige ilusamal ajal, eks ole. Nagu me teame, siis me oleme tõsised põllumehed ja meil ei ole ka nii-öelda 20. august, mis muul rahval nii-öelda hästi vaba päev on, siis meil ta enamasti möödub viljapõllul. Kombainidega möllates, mitte küll võib-olla ise, aga just nagu seda protsessi nii-öelda seal koordineerides. Aga Karel, kuidas sa tunned, kuidas sinul on, kas sul vahel keeb üle, kas sa vahel jooksed kokku või kas sa tunned, et sa oled autopiloodil olnud oma 10-aastase karjääri jooksul? Jah, minul on küll neid nõrkuse hetki, siis imelik on öelda küll seda, aga nõrkuse hetki on ikka olnud, neid tuleb ette, eriti just hooaja lõppudel, kus siis terve hooaeg on ikkagi kõvasti tööd tehtud, vaeva nähtud ja kui sealt hakkavad mingid tagasilöögid tulema, siis on väga kerge lihtsalt siis murduda ja mõtled, et mille jaoks on, et sa teed seda, või kelle jaoks, et see on jah, tegelikult uskumatu, et me paneme nii-öelda põllumajandus uskumatult palju tunde, higi, pisaraid sellesse töösse, mis me teeme. Ja kui see tulemus sügisel ei ole selline, nagu me planeerisime, siis see on väga kurb ja see selles mõttes, et murrab inimesi nagu paduvihm ploome sügisel. Murrab ka tugevamaid. Jah, et hooaja algus on alati väga optimistlik, eriti just esimene niide, esimene siloniide
on eriti sihuke, kõigil on, mina kaasa arvatud, pluss siis meeskond, et kõigil on sihuke, vibe on nagu üleval, meeleolu on nagu hea, tugev, on ju, et peale esimese niite lõppu, mis meil on enamasti sihuke jaanipäevaks on tehtud enne jaanipäeva, on ju, et siis on veel kõik nagu hästi, aga kui siin hakkavad järjest siin muud tööd tulema, järgmised niited, siis endal läheb ja sa tajud, et meeskonnal ka juba vaikselt see tuju või siis mott hakkab langema. Eks see on sihuke, ma arvan, et see on igal pool niimoodi. Võiks öelda küll jah, selles mõttes, et isegi kui sul endal ei ole nii-öelda, agronoom peab ju juhatama ka nii-öelda töökette, eks seal, selles mõttes, et ongi silotegu, viljakülvid, eks ole, koristused ja kõik, mis seal nagu juurde käib. Et isegi kui sul endal võib-olla juhe kokku ei jookse, siis väga oluline on märgata ka seda, et ka meeskonnal see juhe kokku ei jookseks. Ehk siis tuleb võimaldada ikkagi puhkeaega nii endale kui meeskonnale, sest see annab ikka tegelikult võib-olla jah, meeskond ise ei saa teinekord arugi, aga teinekord ikkagi on tunda ja aru saada, et juhe on koos, et rohkem ei taha või rohkem ei viitsi, et oleks halloo, oleks vaja korra hinge tõmmata, eks ole. Et mida viljakoristuse poole me selle kursiga liigume igal hooajal, siis kahjuks see tamp mingil hetkel seal natuke üle pea ilmselt nagu kipub kasvama, sõltumata kohast, piirkonnast, ettevõttest tegelikult, et kindlasti jah, oleks oluline seda märgata, et kui sul endal kõik hästi on, kas su töötajatel ka kõik hästi on? Just, et Anul on selles mõttes nagu positiivsem seis natukene, et Anul on nii-öelda siis kolleeg, kes teeb ka siis nii-öelda sama asju, et nad saavad üksteist asendada, et minul seda võimalust ei ole siiamaani olnud, ehk siis nüüd uus hooaeg näitab, kas siis saan ka suvel vähe nagu vabamalt võtta või tõmban ikka sihuke 14, 16, 18 tundi nagu päevas iga päev, esmaspäevast pühapäevani. Ja et kui isegi telefon ütleb, et kui hommiku siit kodust auto käima panen, siis telefon ütleb, et 20 minutit on sul koju sõita, et telefon saab ka aru, et kodu on justkui nagu töö ja töö on nagu kodu, et kus ma siis nagu rohkem viibin. Eks see samas pärsib ka siis nii-öelda ju pereelu, on ju, et nagu öeldakse ikka, et happy wife, happy life. Aga kui seda happy't seal ei ole, siis ega siis ongi väga lihtne mingid siuksed masendused tekkima. Jah, kindlasti on hästi oluline ka see, et nii-öelda isiklik elu või pereelu nagu ei kannataks selle kõige juures. Ja tuleb leida see tasakaal, mida põllumajanduses on üpriski raske leida. Kahjuks või kahjuks. No selles suhtes jah, kahjuks, et see on siuke väga sessoon eriala, et taimed sulle ei taha ju puhkust, et taimed kasvavad kogu aeg, rohi kasvab kogu aeg, loomad tahavad iga päev süüa, see on lihtsalt paratamatu ja käib selle asjaga kaasas. Natuke selline lõputu luup nagu, et jah, kogu aeg vahet ei ole, et kas tegelikult on suvi või talv. Kui sa oled põllumajanduses, siis ikkagi see on suht non-stop töö, et tegelikult ka töö talvel ei lõppe. Ei endal ega ka töömeestel nii-öelda ja naistel. Meeskonnad on täna juba kirjud, et meil on nii mehi kui naisi. Ja alati on see... Anul on see luksus jah, et tal on isegi naisterahvaid. Ja meil on ka laudapool, kes ju tegelikult ei puhka üldse. Et kui meie veel saame võib-olla siin lubada endale vahepeal natukene puhkust, siis laudapool töötab kas 4-7 ja iga päev. Igal ajal vahet ei ole, kas õues tuiskab, on torm, saab vihma, et kui meil on vihmapead, siis sealpool ei ole midagi.
Et jah, mis siit võib-olla kaasa võtta on see, et ikkagi märgata ja ka pereliikmed või lähedased inimesed, et kui te vähegi märkate, siis vastaspoole või teise poole nii-öelda heitlust või struggle'it, siis pöörake tähelepanu, eriti kui käitumises on tekkinud sellised anomaaliad, ütleme nii. Viskab võib-olla rohkem nalja mees, kes ei ole kunagi väga nalja visanud või vastupidi, et on väga niisuguste süngete mõtetega või liiga vaikne, et ei ole vaja kohe peale lennata, et sul vigan, vaid lihtsalt katsuge märgata, et Eesti statistikas vist numbrid nii õnnetud ei ole, kui siin USAs on ja võib-olla ka Lääne-Euroopas hakkab juba teema tekkima täitsa, et ikkagi jah, põllumehed otsustavad lahkuda parematele maadele. Et kindlasti jah, on olnud keerulised aastad, mis kindlasti paneb nagu kahtluse alla tegevuse. Aga pole midagi, katsume olla tugevad ja vastu pidada ja leida seda balanssi, et ennast mitte surnuks töötada põhimõtteliselt. Ja nii ongi, tahad sa midagi lisada siia teemasse veel? Ja ma arvan, et praegu sai nagu väga hästi kokku võetud, aga mis on, tulles võib-olla korra lihtsalt enda juurde või enda näite juurde, et kui rääkida lihtsalt, et mis põllumajandus on, et kui stressirohke see on, et ma olen 30 ja ma põhimõtteliselt juuksed on juba hallid on ju, hakkavad veits nagu ära ka kukkuma, veits jama on ju, et geenidesse kindlasti ei ole, sellest tingitud mingit ongelmad ei ole, et pigem ongi see lihtsalt, see töö on päris koormav, et vahet ei ole, kes sa siis oled, kas sa oled agronoom, ettevõtte juht, massinist, lüpsja, karjak, mida iganes, et eks see nagu mõjutab meid kõiki. Mul on tegelikult seal üks küsimus ka selles valguses, et sinu elukaaslane ikkagi on ju ka põllumajanduses nagu tegev ja ta nagu teab selle töö nii-öelda ilusid ja valusid, eks ole. Et täna ta on küll, eks ole, lapsega niisugune poolkodune ja teeb sealt kõrvalt nii palju, kui ta jõuab ja saab ja oskab, eks ole. Aga kuidas sa tunned, et kas ta mõistab sinu töö nii-öelda võlusid ja valusid ka, et kas ta on mõistev ja kas ta on toetav ja kas ta saab nagu... Kas ta saab aru või? Selles suhtes hea kindlasti, selles mõttes ta saab aru, et see ongi... Kas ta saab aru, kuhu sa kaod poolest juulist ja ilmud tagasi oktoobris, kui meil hakkab viljakoristusaeg? Poolest juulist? Jah. Pigem ikkagi 20 märts on ju, kui kuupäevad lubama hakkavad, siis järjest kodune aeg jääb... Mida sügise poole me läheme, seda lühemaks ta jääb, et... Jah, eks ta siis pärast hakkab jälle üles tulema, aga jah, eks ta ikka üritab nagu aru saada, aga vahepeal ei saa ka, eks saan ju ka mina temast aru, et eks see nii on kuidagi. Jah, jätkusuutlik kindlasti see ei ole, kui olla pool aastast kogu aeg ära ja teha mingit tööd, mis võib-olla sügisel tuleb välja, et ei tasunud ära ka. See on eriti karm. Mis seal ikka? Jah, ühesõnaga, märgake, pange tähele, olge mõistvad ja toetage, kus vähegi näete, et on võimalik toetada. Yes. Aga sealt me liigumegi edasi nagu järgmise nii-öelda murekoha juurde, millega meie põllumeestena naistena nagu igapäevaselt ka tegelikult silmitsi seisame, et kuidas on, et kui sa hakkad kevadel nüüd, kuna me oleme loomapidajad ka nii-öelda või ettevõttes on ka loomad, siis meil paratamatult tekib sõnnikut läga sitta, if you will. Et
ja see tuleb kuskile panna, eks ole, meil talv otsa, eks ole, on olnud, eks ole, korjanud seda väärtuslikku väetist, ja see on vaja põllule kuidagi panna, aga selle ilusa ja toreda juures on üks väike halb nüanss, et aroomid on üsna sellised kohati võib-olla ebameeldivad ja treenimata ninale võiks öelda lausa, et vastikud. Palju sinu peale kaevatud on, et haisutate jälle siin pühapäeva õhtul, laupäeva õhtul, reede õhtul, me ei saa grillida rahus. See on nagu uskumatu. Tegelikult kui palju nagu igasuguseid mingisugused kõnesid tuleb, et mida te teete, et kas ongi, et ei saa grillida või on mingi... Ei saa grillida, hängida ja chillida, sest et meil haiseb. Jah, sest meil haiseb, et siin võib-olla mingid värvikamad näitud on ka, et kuule, mida te teete siin, et mul naisel on sünnipäev ja kohe tulevad külalised, et me paneme siin läga. No anna andeks, aga kus mina pidin teadma, et sul on mingi sünnipäev seal on ju. Why not? Kui on teada, mingi üritus on, ega ma siis tõesti ei lähe sinna nagu meelega mingit läga panema, et seal mingi haiseks on, et läga me peame panema, see on fakt on ju, aga mina saan ka aru nii-öelda, et kui mul siin maja lähedal mingit läga või asja nagu pannakse, et siis ei taha, kui eriti veel mingi üritus on, et mina saan nagu sellest väga hästi aru ja ma tõesti, kui ma tean, siis ma ei lähe sinna, aga kui ma ei tea, siis halloo, ma ei hakka siis ma enam ei hakka kuhugi kolima, sest see killavoor maksab ka oma jagu ja põldu poolikuks jääta. See on päris julme, kui sa pead hakkama selle pärast kolima, et kuskil on enne olnud kommunikeerimises mingisugune error, eks ole. Et on analoogne kogemus varasemast ajast, viimasest 6 aastast, vahet jälle siis, kas toimetad Lääne-Eestis, kus on tohutu hajaasustus tegelikult, inimesi praktiliselt ei ole, aga millegipärast hais häirib kõiki, hoolimata sellest, et inimesi ei ole. Kesk-Eestis on ikkagi rohkem inimesi ka, võib-olla natuke nii-öelda ruutkilomeetri kohta. Ja probleem on muidugi arusaadav ja absoluutselt samamoodi mõistan, ega see ei ole meeldiv, aga ma ei tea, meil on välja kujunenud selline hea tava, et kui vähegi on võimalik, siis me lägatame nii-öelda asustusega piirkonnas või kus on vähe nagu tihedam küla või midagi sellist, siis me lägatame seal nii-öelda tööpäeval. Ehk siis argipäeval, millal siis nii-öelda alalised elanikud ka tõenäoliselt on tööl või suure tõenäosusega loodetavasti on tööl. Muidugi, kui nad õhtul koju tulevad, on ikkagi seda roomi veits tunda, aga tegelikult tänapäeva tehnika on juba päris nagu advanced ja tegelikult hea lägalaotaja paneb ka haisuma sisse. Et tegelikult ei ole nagu hullu, ei ole nagu väga suurt teemat isegi nüüd viimased 2 hooaega olnud. Et pigem on häda sellega, et äkki reostate meil siin, eks ole. Aga siinkohal, mis on next level teema, aga siinkohal tuleks ka nagu tuletada meelde ka võib-olla natukene niisugustele põllumajandusvõõrastele inimestele, et läga ja sõnika puhul on siiski tegu väetisega, sest me tegelikult paneme seda väga väikestes kogustes mulda või põllu peale. Ja ta veeseaduses ikkagi on täna väetis, mitte reovesi või reoaine või reostav aine. Muidugi jah, kui seda panna lihtsalt tuima 100+ kanti hektarile või 100+ tonni hektarile, siis kindlasti on ta reostav aine. Aga meie räägime siin tänäkiga kogustest 20–30, hädapärast võib-olla 40 kanti. Et see kindlasti, kui kasvavale taimikule ka, mina ei näe probleemi. Ja siin puhul tasuks nagu meeles pidada, et saage ka meist aru. Süüa, toitu, tahate te kõik saada. Laske seda siis ka toota. Just nii ongi, et sarnaselt Anule ka ikkagi üritan
ikkagi teha nii, et nädala sees olen siis jah, kuskil nagu majade juures ja siis nädalavahetustel olen siis kuskil nagu eemal või siis, kus ei ole nii palju inimesi või on siis vähe leplikumad inimesed, et mis on siis aastatega juba nagu välja kujunenud, et kellele see probleem nüüd nii suur ei ole, et kõige hullem, ütleme, et meil on läga, meil on, ütleme, et veise vedelsõnnik, ilusti öeldes, siis kui te peaksite sattuma kuskile kõrvale või juhtute mööda sõitma, kus on laotatud kanasõnnikut, siis te unustate igasuguse lõhna ära, et kuidas haiseb veisesõnnik, et see veisesõnnik on nagu roosilõhn kanasõnniku kõrval, et nii on. see on nagu Vot see on omamoodi kogemus ja kirgastav elamus jah, kanasõnnikuga toimetada, et selles mõttes jah, kes juba veiseläga või veisesõnniku puhul hakkab karjuma, siis jah, kana kindlasti väga jõhker. Siga mitte oluliselt meeldivam. Ütleme, et siga, ütleme, et siis kõigepealt siis veis on ja hakkab pihta siis meeldivast lõhnast on ja siis ebameeldiva lõhna on ja veisesõnnik. Meeldib lõhn. Ta ikkagi sõnnik. Haiseb ikka meeldivam veisesõnnik, vedelsõnnik, siis teisel kohal seasõnnik ja kolmandal kohal siis, mis on siis top 1 on ju. Haisemise poolest on siis kanasõnnik. See tõmbab ikkagi, isegi mul pisara silma, kes ma olen ikkagi selle igasuguste sõnnikute ja asjadega harjunud, et see kraam on ikkagi normaalne. Nii ta on. Pean muidugi siinkohal ära mainima ka selle, et ega minu kodu resideerumine on ka ikkagi aktiivses põllumajanduspiirkonnas ja ütleme niimoodi, et kui muu külarahvas oli väga tige, et pandi läga küla vahele, siis mina hüppasin autost välja, tundsin tööd on tehtud. Et ütleme niimoodi, et jah, kaks päeva oli õues selline natukene teistmoodi lõhn, on ju. Aga jah, kuna ma ise igapäevaselt, piltlikult öeldes igapäevaselt olen asja sees, siis ma ei tea, minul nagu ei tulnud mõttessegi kordagi tõsta või võtta telefon ja helistada siis külamehele ja Keskkonnaametisse ja kaevata siis selle peale, et midagi jubedat on aset leidnud meie kallis kodukülas. Aga selles mõttes jah, et jah, kindlasti saame aru, et ei olegi ülearu meeldiv, aga selles mõttes katsume ikkagi ära mahtuda kõik, on ju. Ja me tõesti üritame teha nii hästi, kui me oskame ja ka logistika mõttes nii hästi, kui me oskame. Et vahepeal ei kuku välja lihtsalt alati ei õnnestu. Teinekord tuleb mängu see sama teema, et tuli räme vihm. Olid ühes piirkonnas, tahtsid toimetada, aga lihtsalt põld ei võta vastu praegu või teed lagunevad, et inimesed ei taha ka seda, et me nende nii-öelda igapäevases kasutuses olevaid teid nagu lõhume, eks ole, ja me ei taha neid ka lõhkuda. See ei ole ju meie eesmärk kindlasti mitte. Et selles mõttes jah, natuke nagu mõistvamat suhtumist võib-olla selle koha pealt ka. Ja tõesti, kevad on tulemas, kevad on algamas, kevad tööd on algamas, et märgake, me tuleme suurte masinatega põldudele ja teedele samamoodi, et katsume kõik sõbralikult ära mahtuda, et tegelikult Eestis on ruumi piisavalt meile kõigile. See puudutab siis nüüd lägateemat, aga meil on ka teine niisugune kitsas koht, millest me eelmises podcastis ka nagu põgusalt rääkisime, et sama prits, et iga kord ei ole vaja helistada Keskkonnaametisse ja kaevata, et pritsivad päisepäeva ajal. Enne küsige, millega me töid läbi viime. Jah, ka siuksed värvikamad näited eelmisest hooajast, kus siis sain kõne siis kodanikult, et ma tegelen genotsiidiga, on ju.
Uskumatu. Okei. Nii. Et ma olen hullem kui siis naaberriigi president on ju. Et niimoodi tapan inimesi ja kodanik siis helistas pärast politseisse on ju, et kui siis nüüd et teavitab politseid, et kui nüüd siis mõne aja jooksul et nad siis ütleme, et väga otseselt välja, et ära surevad, et siis on teada, et mina olen niimoodi teinud on ju, et jah, tõesti mõni taimekaitsevahend haiseb teistest rohkem. Pole midagi teha. Üritan tegelikult vältida selliseid preparaate, mis siis väga nagu lõhnavad. Väga sihukest keemialõhna ajavad õhku, et tegelikult on see, et ma ütlen, et on päris hea, et nad tegelikult nagu lõhnavad, sest siis sa tead, et seal on nagu tehtud ja sul ei ole vaja sinna põllu peale mingit rukkililli korjama. See on tegelikult oluline nüanss jah asja juures, et jaa, sa teed selle taimekaitsetöö ära. Põllu peal on siuke, ongi tegelikult rõve lebra. Sa tunned seda ju ka ise ja see tegelikult hakkab sulle ka endale ninna nii-öelda. Otseselt vist see lõhn kui selline ei ole nagu ohtlik. Ohtlik on just see, kui nüüd ohtlik on lahus. Ohtlik on nüüd konkreetselt see lahusega kokkupuutumine. See on nii suure nagu kontsentratsiooniga, et see on nagu, et taimede peal ta hajub ilusti nagu laiali ära, aga kui sealt nagu ohtlik ongi see, keelega üle tõmmata, et see on nagu veits midagi ei juhtu küll esimese korraga, aga ei ole mõtet. Ei ole vaja kombeid harjutada ja ohtlik ongi ta selle poolest. Et nüüd see, et nüüd ongi, et me nüüd pritsime, et ilged mürgine ja räägime, et siin okei, siuke asi on. Et see nagu jõuab siis pärast sinna teraviljasaaki ka, siis ei jõua. Ei jõua. Seal kohal mängivadki rolli õiged kulunormid, õiged tööde teostamise ajad. Ja neid me jälgime väga hoolega, sest et tõesti me ei taha olla mingid tõprad ja pahalased ja Kareli näite puhul siis ka kindlasti mitte mõrvarid, eks ole. Et sama teema, et meil on ette antud seadused, mis on ju nii-öelda järgi katsetatud, järgi proovitud ja kui nüüd jälgida neid nõudeid, nii-öelda, mis meile on siis püstitatud taimekaitsevahendite kasutamisel, siis õigesti toimetades tegelikult kahju nii loodusele kui inimestele on praktiliselt olematu. Et see ei kehti 100% siin ajaloolistele aegadele veel. Et kindlasti see taimekaitsekeemia ei ole olnud kogu aeg nii reguleeritud ja võib-olla ka nii kontrollitud just oma ohutuse mõttes inimestele eelkõige. Et selles mõttes see, mis meie Eestis teeme, on poisike võrreldes sellega, mis mujal tehakse. Et selles mõttes Eesti maailma kontekstis tegelikult on maheriik. Põhimõtteliselt. Ja kui te meid ei usu, siis YouTube'is on must miljon videot selle kohta näiteks, et keegi tahab lihtsalt näha, et kuidas näiteks sojauba kasvatatakse, kes siin on sojauba fännid näiteks, et siis väga huvitavaid videosid võib leida. Võib-olla me lingime midagi ka, et siis link in description. Et võib-olla lihtsalt jah, et natukene harida siis inimesi ka, et tegelikult me ei ole nii pahad võib-olla, kui meist ühiskond nagu pilti maalib. Et sama teemaga igasuguste mineraalväetistega, eks ole, et mis te nagu loobite, et paha, aga tegelikult ei ole, et reguleeritud ja tasakaalustatud taimede toitmine on see, mis tagab meile kvaliteetse ja ohutu söögi laua. Ja ongi lihtsalt üle ei tohi panna, et kui taim seal ilusti ära tarbib, siis sealt ei ole nagu mingisugust ohtu ei teile, ei keskkonnale ega kellegile. Läänemere kinni kasvamine ei ole juba ammu põllumehe süü. Et seal on igasugused muud teemad. See on mingi vandenõuteooria või?
ei, meil lihtsalt on Läänemeres on näiteks kormoranide kolooniad äkki, on vist kormoranid, eks ju. Sitt on selline, et kui maha kukub, siis meetri raadiuses sureb kõik elav. Et selles mõttes see, kui reguleeritud on täna meil igasugused tööd ja toimetamised kuskil kas või kraavikallastel või mingisugusel niiskemal alal, siis tegelikult nii kaua, kui sa toimetad kasvaval taimikul, mida me üldiselt ka teeme, mustamaad meil üldiselt kombeks ei ole väetada, siis see on üsna köömes tegelikult, mis sinna Läänemere jõuab, et Läänemerel on oluliselt hullemaid reostajaid, ma julgen ikkagi täna väita seda. Link in description kindlasti ka, mille alusel seda väita. Et jaa, me ei ole üdini pahad, kuigi ühiskond üritab meist seda pilti joonistada ja täna ka Euroopa poliitika on ju selline, et me toetame neid, kes mitte midagi ei tooda. Mis on natuke kurb ja juhatabki tegelikult meid järgmise teemani, et kus on noored Eesti põllumajanduses? Et kus te olete? Et meie Kareliga oleme täna siin, Diana on sealpool ekraani. Diana ka, et ellu jääda põllumajandusvaldkonnas nii-öelda või et harida neid maid, mis neil Kareliga siin kodus nii-öelda kahasse põhimõtteliselt allat on täna, siis kõrvale tuleb pidada ka rekafirmat näiteks, et lihtsalt olla vee peal, et oleks aastaringi tegevust, stabiilset tegevust ja mingi stabiilne sissetulek. Aga näidake mulle neid noori, kes täna vitsivad niimoodi nagu siblida üldse. Et kõik tahaks ju käia puhkamas, näpud taeva poole, palid, värgid, jutud, särgid, eks ole, Palmisaared. Kuidas sinul on palidega lood? Oled sa palil käinud? Ma ei ole üldse palil käinud, sinna lähevad ainult rikkad. Ja ilusad. Ja ilusad. Mina sinna kindlasti ei kuulu. Muidugi tahaks kuulda, aga Valikud on tehtud. Kas ma kahetsen? Kindlasti mitte. Kas seal palil on midagi? Ma nii palju olen kuulnud, kes on käinud, äärmiselt räpane pidi olema. Nii et ei ole millestki ilma, ma arvan, et jäänud. Muidugi jah, noored. Kõik tahavad traktoriga ainult sõita, mitte midagi muud. Tegelikult see on ju jube lahene. Jah, ongi, et sõita on ju nagu tore on, aga kui on vaja traktorist välja tulla, siis see on vastu näidustatud ja selge naige ja sinine leht ja muidugi tahaks kõvasti raha, tahaks ka saada. Jah, ma tegelikult nagu midagi ei oska, aga tahaks nagu siin saada 13 euri tunnis nagu. Ja tahaks 8-5 tööl käia esmaspäevast reedeni. Hea oleks ka 4:30 juba, kui saaks tegelikult nagu. Jah, täpselt, et selline see meie ühiskond praegu on väga, väga vähesed noored, kes tulevad põllumajandusse, ei ole sellise nagu mentaliteediga. Eks see tuleb ka ju nagu natukene siis ju kodust, et kellelgi vähem mingisugune kokkupuude põllumajandusega on, siis nemad ikkagi saavad nagu aru nendest pikkadest päevadest ja et meil ongi sihuke kiired tööperioodid, kus meil on vaja kiirelt asjad tehtud saada, nagu näiteks on see silo ja koristus on, et ja külv samamoodi. Külvi puhul on muidugi jah see, et ta on küll intensiivne aeg, aga ta on ikkagi pigem lühem periood ikkagi. Muidugi. Selles mõttes aasta lõikes ta ikkagi kevad. Aga sügisel on pigem võib-olla isegi külv nagu suurem teema, võib-olla kui kevadel just selle poolest ka, et tegelikult ju meie suviteravilja pinnad vähenevad. Ka meil nagu selles mõttes me üritame seda tendentsi nagu arendada, et me peaks selle suviviljaga väga nagu jeblama, sest no point vaata väga on. Ja seal vist ongi ja sealt vist nagu noortele ka natukene, mis just kui tundub olevat jah, see probleemkoht, et jah, me ei kipu olema valmis töötama pikki päevi. Meile ei meeldi, kui me reede õhtul ei saa minna sõpradega kuskile. Ma ei ütle, et me peame minema ennast käpuli oma, aga lihtsalt nagu see
Sotsiaalse kuuluvuse või sotsiaalse elu või siukse nagu jah, vajadus võib-olla või harjumus on ka hästi nagu suur ja tugev. Aga kahjuks jah, kui sa oled ikkagi põllumajandusvaldkonnas nagu tegev kas või noh, nii-öelda oledki see lihttööline on nüüd halb sõna, aga just nagu traktorist või nii-öelda juhtival kohal mehanisaator, eks ole. Siis see on muideks nõukaaegne sõna, et look up, vaata, siis saate aru ka, millest me räägime, et jah, traktoristid ehk mehanisaatorid olid kogu aeg kolhoosides vanasti, mis on siis majandid. Et ühesõnaga jah, selleks ikkagi pigem ei olda võib-olla valmis ja just nagu see võib-olla ongi probleem nagu püsivuse ja pühendumusega, et see nagu nõuab omamoodi siukest sa pead olema teistmoodi, su juhtmestik, nii-öelda närvijuhtmestik peab olema teistmoodi, et selles vastu pidada ja see kindlasti on nagu võib-olla ka jälle natuke mingi ühiskonna surve teema, vaata, et põllumehed, need ju korrali tõmblevad lolliks, vaata. Et võib-olla see ka natukene, et selge, tänaseks on ka tegelikult, ma arvan, meil endal selge see, et tegelikult ei ole jätkusuutlik töötada 6 aega järjest niimoodi, et sul ei ole 0 vaba päeva. Sul põhimõtteliselt panedki iga päev 12 tundi vähemalt. Alla selle nagu ei tasu ära. Et tegelikult see ei ole jätkusuutlik, et seda tuleb aeg-ajalt teha, aga mitte nüüd päriselt 6 aega jutti vist, et päris nii hullusti nagu ei ole tegelikult ikkagi, et seda ei tasu nagu karta. Jah, ma tean, mis tähendab see, kui sul töötad 3 aastat jutti järjest, mitte nagu 6 aega või 3 aastat jutti iga päev ilma puhkuseta, et see on nagu... See on juba nagu järgmine äärmus, aga me ei taha kedagi ära hirmutada selles mõttes, et tegelikult on põllumajandus on fun. Fun, kohati ikkagi rutiini talust on vaja. Absoluutselt, et ta ei ole küll nüüd siuke kuiv võib-olla liinitöö, eks ole, nagu siin ma ei kujuta ette, ma isegi ei oska praegu ühtegi liinitöö näidet nagu tegelikult tuua. Mingi saeraami peal oled. Saeraami peal või kuskil jah, puid lõhkuda, ukse teha siis näiteks ka nagu täis huller, eks ole, teed aastaid ühte sama liigutust, enne kui sind võib-olla nagu ametikõrgendust antakse. Kui antakse? Et kui üldse antakse ja selles mõttes nagu nõme. Aga põllumajandus nagu jah, kindlasti seal on nagu võimalik see, et tekib rutiin, aga tegelikult ikkagi tööd vahetuvad selles mõttes, et just nagu see hooajalisus on ju. Et muidugi jah. Me ei tee ühte tööd ei tee kevadest sügiseni, vaid ikkagi meil on erinevad ju tööd, need ju ikkagi vahelduvad. Põllud küll aastate lõikes nagu korduvad, aga seal järgmine aasta on seal ju mingi teine kultuur on okei, kui mingi rohumaad, siis on nagu, ma ei tea, sul on mingi 4-5 aastat on rohumaa. Jah, ongi jah. 4 on siuke hästi standard klassikaline ja 5 on nüüd tänu sellele, et PRIA vahepeal lubas seda teha. Ja tõesti, kui rohumaal on massi ja ta ilusti ennast ülal peab, siis me ei näe põhjust teda üles harida ja hoiame teda viimase piirini. Aga jah, sealt siis ongi lihtsalt see põld on sama, aga päev on teine, olukord on teine. Rutiin pigem tekib, ma ei tea, kuidas sinul lood on. Meie ettevõttes on niimoodi, et Hekseldi mees on aastakümneid olnud üks ja sama vend, et temal võib küll koppe selles mõttes, kui ükskord sügisel nagu asi läbi saab, et ta küll ei näita seda välja, aga tal ilmselt on jah küll see, et ma olen juba 5. korda sama põllu peal, et see kindlasti ei ole nagu okei olukord, aga samas see on töö iseloom ja samas ta ka arvestab sellega ja teab seda ise väga hästi, et ei ole nagu hullu. Teine koht jah, kellel võib-olla võib tekkida natukene mingit sellist jubedamat rutiini on võib-olla külvimees ka, et ma ei tea, kuidas teie ettevõttes on, aga meil on ikkagi üldiselt üks külvimees. Et me nagu jah, sinna ei ole nagu brigaadi otseselt peale pannud ja läga laotamisega samamoodi, kuna see töö, tõesti läga laotamine ja silotegu on nagu 2 tööd, mis käivadki põhimõtteliselt lumest lumeli. Et siis seal nendes kohtades on võib-olla nagu kõige kriitilisem just see rutiini teema. Aga me ei taha kedagi ära hirmutada ja tegelikult ma ei tea, aidake meil ka mõelda, et kuidas siis põllumajandust nagu teha niisuguseks kutsuvamaks erialaks, et vähe sellest, et meil ei ole täna ka traktoriste noori väga palju peale tulemas. Just ka oskustega või niisuguseid õppimisvõimelisi või õppimishuvilisi isegi, et võimed on nagu nad on.
nad kas on või neid ei ole. Pigem just see, et oleks nagu neid tulijaid ja kellel oleks nagu seda soovi ennast arendada. Et õppida mingeid remonditöid, lihtsamaid mutrikeeramisi või eks me kõik oleme alustanud võtmete kätte andmisest, aga kuskilt peab alustama. Et kui kellelgi on mingeid mõtteid või ideid, et kuidas nagu noori nagu tuua, et Dianal on siin väga hea näide, ta on äkki viimased 3 aastat käinud siis kohalikus Põlva gümnaasiumis lugemas valikainet äkki. Ühesõnaga, on käinud tutvustamas põllumajandust, rääkimas põllumajandusest iga erineva nurga alt. Põllu poolest, vilja poolest, turustamise poolest, you name it on tehtud, eks ole. Ja ka maaülikoolis on olnud koostööprojekti, kus siis on loetud nii pakadele sissejuhatust põllumajandusse, käidud ka sadamas Muugal ja ka magistrile siis natukene seda vilja turustamise poolt lugemas. Ja väike töövõit tema jaoks oli see, kui talle vaatas BSi esimese kursuse alguses või alustava kursuse pinkidest vastu 2 kohalikku põlvakat, kes olid siis põllumajanduspisikusse nakatatud just gümnaasiumi valikainest. Et võib-olla mõttekoht ka siis koolidele. Et kui meil on kitsaskoht, probleem, adresseerime probleemi ja tegeleme sellega. Et tegelikult ma arvan, me oleme avatud ka. Muidugi, koolid võivad meile külla tulla. Võib meile külla tulla, me võime ise külla tulla ja rääkida just siukses noores võtmes, noorte võtmes ja tänapäeva võtmes, sest mulle tegelikult tundub just nagu see põllumajandusvaenulikkus olevat selles võib-olla meie generatsioonis ja võib-olla natukene meist vanemates just nagu siuke nõukaaja lõpp võib-olla, kui sellest põllumajandusest eriti nagu sittagi arvatud on. Et siuke koloosi värk ja nõmme värk ja tehti hullult oma väikseid talusid ja palju neid täna alles on, väga vähe on ju tegelikult. Et selles mõttes katsuks seda nagu parandada ja tegelikult näidata, et asi ei ole üldse nii hull võib-olla, kui sellest nagu pilti maalitakse ja tegelikult on fun. Ja kui sa elad sellises piirkonnas või sellises kohas, nagu seda tegelikult on väike ja armas Eesti Vabariik, siis siin on võimalusi palju, mida teha. Siin on hästi kirju loodus, mullastik. Klimaatilised tingimused on ka täiesti Elvast Põlvasse, Pärnust Tallinnasse. Et selles mõttes väljakutseid on, selles mõttes tuleb olla nagu ise väga pealehakkav ja hästi nagu siuke, tegelikult alati on niimoodi, et kui ei õnnestunud, ilm on süüdi ja siis polegi midagi. Et selles mõttes toome noori põllumajandusse, toome noori masinate peale, vahet jälle oled sa poiss või tüdruk, seal täna ei ole mingit vahet, et kõik on tehtav ja keegi nagu ei suhtu kuidagi halvustavalt nüüd soolistest siseärasustest või nii-öelda. Et selles mõttes et kui on mingeid mõtteid, ettepanekuid, siis kindlasti hit us up ja saame suhelda ja nii ongi, et järgi proovitud Põlvamaal töötab, lastel on huvi. Et võib-olla teised Eesti piirkonna koolid, väiksed koolid, eriti maakoolid, kusjuures ka, et väga huvitav tegelikult oleks nagu teha siukseid projekte ka võib-olla, et natukene seda põllumajandust populariseerida. Täna tundub olevat siukses vahes lapse rollis ikkagi. Pigem jah. Ja kui vaja, me võime tulla. Väiksed tutvustused, värgid-särgid. Kindlasti saab ju näha meie tegemisi ka ju Instagramis on ju, see podcast on nüüd siis on YouTube'is, aga Instagramis saate tegelikult näha tervet hooaega, mis meil on juhtunud, mis probleemid meil on, et tegelikult põllumajandus on fun. Tegelikult on. Ja siis, kui see fun ära kaob, siis on raske. Aga jaa, kindlasti kirjutage meile
meie meiliaadress on ka seal all descriptionis, et kui on mingi mõte, kirjutage, teeme ära. Meil on ideid, kindlasti teil on ideid ja ma arvan, et lõpptulemus võib olla päris bueno. Jaa, kindlasti, et meie oleme olemas loodetavasti. Saame ka sellel hooajal teha pulli, värki-särki täiega, nii et vähe pole. Võib-olla ka mõnda käkki näidata, sest et käkk käib asja juurde. Ja nii ongi, mis seal ikka. Jah, polegi vist rohkem midagi sellist ülearu teemat, mida nagu praegu veel sissejuhatuseks, hooaja sissejuhatusena nagu puudutada selles mõttes. Vahepeal sai telefoni mälu täis, tuli tühjendada ja nüüd jätkame. Meie teemad olid seekord sellised. Ja. Edaspidi hakkame siis rohkem agronoomilisi põllumajandust, rohkem võib-olla otseselt nüüd erialaselt puudutavates küsimustes rääkima. Sest kevad ju läheneb ja tööd ju tahavad tegemist. Varsti. Ja. Et ühesõnaga jah, vaim valmis. Tulge tööle, kellel tööd ei ole praegu näiteks. Kas või tööampsudele. Et varsti saab kive korjata, siis mõtlesin, nagu tuleb alati abikäsi ära. Et selles mõttes, kui on teemasid, mida te tahate, et me sellises omas huvitavas kastmes lahkaks, siis andke teada. Ja me võtame teema ette nii hästi, kui me oskame, või nii halvasti, kui me oskame. Meil kindlasti on omad arusaamad ja arvamused ja omad tõekspidamised, mille valguses siis tõenäoliselt oleks huvitav seda ka teha. Meile ka jälle väljakutse, eks ole, et midagi uut ja teistmoodi. Jah, ja kui te tahate meid kuidagi moodi toetada, siis võite ka seda teha. Ega see tegemine siin külma põhiliselt. Või jahe. Põhiliselt on jahe. Garaas. Et võib-olla mõni soem ruum või mõni ägedam küttevahend siia. Et või siis vee näol või mingi muu asja näol, et kindlasti vaatame kõik pakkumised üle ja kui on mingid mõtteid, siis saame teha ja saame üksteisele kasulikud olla. Aga jah. Kus meid näeb, kus meid kuuleb? Jah, meid kuuleb. Muidugi, ma ei tea, miks ma seda alati lõpus räägin, aga nii on Instagram, #agronoominurk. Sealt saate näha meie siis tervet hooaja lõikes videosid erinevatest probleemidest värk-särki, siis seda podcasti saate kuulda heli kujul, ilma pildita saate kuulda siis Spotify ja Apple podcast, et kõigis nendes saab meid kuulata ja kui ei saa, siis teeme nii, et saab. Ja loomulikult YouTube ka. Pildiga, meie ilusad noored inimesed, teie eludaas või kus iganes te otsustate neid asju vaadata või kuulata klappides, kõlarites, autoroolis, rongis, bussis, koolis, vetsus. Videoga varianti vast ei ole mõtet autoroolis vaadata. See on ohtlik. Pigem võib-olla küll, et jäägi siis katse korra seisma, et meid kuulata. Jah, aitäh, et jõudsite meiega siia lõpuni välja. Me kind of naudime seda tegemist. Päris huvitav on, päris mugavustsoonist väljas, täiesti teine teema. Täiesti teine teema, teised teemad, aktuaalsed teemad tegelikult ja nii ongi. Nii ongi. Ja see oli Platkast ja õige peatselt loodetavasti saame juba siis alustada hooajaga ja teile ka siis rääkida, mis on meie plaanid, tegevusplaanid uueks hooajaks. Seniks
lund, päikest, äikest, tormi, värki-särki, jutu kõike siit endiselt Põlvamaalt. Ja nii ongi, garaažist teile head aega. Jah, peace out, young dogs. Nii et olid tublid, me olime tublid, pidasime vastu. Oli raske, aga saime tehtud. Saame hakkama ja teeme veel. Ja nii ongi. Ja nii ongi. Tšau. Tšau.